See on üleskutse taaskord täna Gazasse asunduste rajamiseks. Lõuna-Iisraelis Gaza piiri lähedal toimub meeleavaldus nimega Tuhandete marss, kus meeleavaldajad nõuavad Iisraeli kogukondade taasrajamist Gaza sektoris. IDF kuulutas täna enne meeleavaldust mitmed piirkonnad selle piiri ääres suletud sõjaliseks tsooniks. Mitmed koalitsiooni juhtivad liikmed pidid meeleavaldusel osalema, tuues tähelepanu keskpunkti väga emotsionaalsele ja vastuolulisele teemale. Valimispäevani, mis toimub 27. oktoobril, on jäänud 100 päeva. Rohkemaks on mul hea meel tervitada stuudios poliitikaanalüütikut Gil Hoffmannit. Nii et Gil, valimisteni on jäänud 100 päeva. See on esimene pärast 7. oktoobrit ning üks paljudest emotsionaalsetest teemadest riigi jaoks on Gaza ja võimalik asundus Gaza sees. Me teame, et see on väga lõhestav teema ja ulatub aastakümnete taha. Räägi meile lahkumisest. Sa olid tol ajal sündmusi kajastamas ja sul oli ka oma roll. Mida sa oskad meile öelda? Milliseid teadmisi saad jagada? Olgu kõigepealt jah, täna olid üritusel kohal Likudi ministrid, kes püüdsid parandada oma võimalusi eelvalimistel hästi esineda. Aga nad teavad väga hästi, et just Netanyahu otsustab, kas Iisrael lubab ühelgi juudil elada isegi Gaza põhjatipus. Ja praegu ütleb ta, et on selle vastu hetkel. Ja huvitav on see, et ta lisab sõna hetkel ja võib viimasel hetkel otsustada selle poolt olla, kui arvab, et see aitab talle poliitiliselt. Valimisteni on jäänud 100 päeva, see on väga pikk aeg. Ja mina isiklikult olen näinud, kuidas Netanyahu on selle küsimuse osas oma seisukohta muutnud. Nagu sa mainisid, olin mina seal, kui me Gazast lahkusime, mitte ajakirjanikuna. Ma olin seal sõdurina Iisraeli kaitseväe pressiesindaja üksuses, püüdes maailmale selgitada, mis toimub, millal ja kus. Aga ma olin ka Knessetis, kui nad hääletasid selle heakskiitmise poolt. Ja siis vaatasin, kuidas Netanyahu hääletas selle poolt ikka ja jälle 6 korda järjest. Ja siis ta astus tagasi, et protesteerida hääletuse vastu, mille poolt ta ise hääletas. Ja kui ma teda 2015 aastal intervjueerisin, ütles ta, kui te ei hääleta Likudi poolt, saate selliseid asju nagu Gazast lahkumine. See oli üsna irooniline, sest just Likud viis Gazast lahkumise läbi ja ta ise hääletas selle poolt. Ja see intervjuu, mille ta minuga videos tegi, kasutati tema poliitiliste vastaste poolt tõestamaks, et ta ei räägi alati tõtt. Aga reaalselt, mida oleks vaja, et Gaza sektoris asundused taas rajataks, arvestades viimaste aastate sündmusi? Nagu te ütlete, olete selle aja jooksul kohal olnud, te teate, mida see tähendab kogukondadele, kes seal varem elasid. See on paljudele väga südamelähedane teema. Ja inimestele, kes seal üles kasvasid, oli oma kodudest lahkumine õudne. Nad olid seal kasvatanud 3 põlvkonda. Benita, see ei ole tõsine. Iisrael võttis vastu seadused, et hõlbustada Gazast lahkumist. Et üks juut saaks kas või tollisel maatükil Gazas püsivalt elada, oleks vaja vastu võtta teisi seadusi. Knesset saatis end reede hommikul laiali. See ei saa juhtuda. Aga mis võib juhtuda, eriti mis puudutab Likudit, sest viimastel tundidel on tehtud olulisi otsuseid. Mida sa teada oled saanud? Nii et Likud hääletas täna Netanyahu plaani poolt, mis annab talle 8 kohta, seal hulgas tema enda, mis on reserveeritud esimeses 30, mis on tohutu võim. Rohkem kui ühelgi Likudi juhil kunagi varem on olnud. Ja lisaks sellele lisasid veel ühe klausli, mis ütleb, et kui mingil põhjusel olukord eskaleerub ja eelvalimisi ei saa pidada, siis võib Netanyahu tõepoolest nimekirja ise kokku panna. Nüüd need Likudi seaduskomisjoni liikmed, kes selle poolt hääletasid ja mille peaks neljapäeval kinnitama ka keskkomitee, nemad ei tea, kas tuleb seda. Täpselt nagu sina ja mina ei tea, kas tuleb seda. Netanyahu teab ja ta pani nad selle klausli läbi suruma. Sa tead, enne istusid siin sinu julgeolekueksperdid. Nemad teavad paremini kui sina ja mina. Aga ikkagi on Netanyahu see, kes vähemalt suudab paremini aimata, mida Trump kavatseb teha. Ja kui ma oleksin nende asemel, siis ma arvaksin, et see on tõend selle kohta, et asi tundub natuke kahtlane. Mida sa sellest siis järeldaksid väga lühidalt? Netanyahu ja Trump on endiselt väga lähedased, hoolimata nende erinevustest. Ja võib-olla tasub pommi variant valmis panna, aga mitte veel, mitte kohe. Praegu naudi oma puhkust.
aga kui Likudi eelvalimised lähenevad, siis võib-olla küll. Väga lühidalt kaitseminister Israel Katz andis täna korralduse IDEF-i juhile eemaldada Omri Ronen, kes on Demokraatide partei liige ja organisatsiooni Vennad relvades liige igasugusest reservteenistusest. See on väga ebatavaline. Miks? Sest Omri Ronen kandideerib Demokraatide partei nimekirjas kohale, mille eelvalimised toimuvad homme. Ja Katz kasutas seda olukorda selleks, et ennast esile tõsta ja minna vastu kellelegi, kes kutsub üles käskudest keelduma, kuigi ta ise hääletas seaduseelnõude poolt, mis aitavad ultraortodoksetel reservväelastel teenistusest keelduda. Nii et see aitas härra Ronenit nende homsete eelvalimiste puhul. See eelvalimine peaks olema huvitav, Benita, lühidalt öeldes, kui valitakse äärmuslased, siis see aitab Netanyahu tohutult. Sest praegu on see, mida ta terve viimase päeva on öelnud, et Gadi Eisenkot läheb koos Mansour Abbasiga. Ja kui ta saab öelda, et ta läheb ka koos äärmuslike vasakpoolsetega, kes kutsuvad üles teenistusse kutsumise käskudest keelduma või kes on esindanud kohtuasju Iisraeli riigi vastu. Terroristide aitamine, see on midagi, mis võib Eisenkoti legitiimsust õõnestada ja Netanyahut valimispäeval aidata. Nii et homne päev on tõesti väga tähtis. Eelvalimised saavad olema erakordselt tähtsad ja aitavad meil kõigest sellest paremini aru saada. Suur aitäh, poliitikaanalüütik Gil Hoffmann. Aitäh, et stuudiosse tulite. Nüüd pöörame tähelepanu potentsiaalselt plahvatusohtlikule ja ebamugavale olukorrale, mis võib olla seotud New Yorgi linnapea võimalike sammudega. Benjamin Netanyahu peaks septembris sõitma ÜRO peaassambleele. Ja linnapea Zoran Mamdani ütleb, et tema administratsioon uurib, kas neil on võimalik peaminister tema saabumisel vahistada. Kas see ähvardus ametis oleva juhi vastu on tõeline või on see lihtsalt poliitiline teater? Meie Michelle Keke uurib lähemalt. New Yorgi linnapea Zoran Mamdani ütleb, et tema administratsioon uurib võimalust vahistada Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, kui ta septembris New Yorki tuleb, nagu ÜRO peaassamblee puhul eeldatakse. Intervjuus ajakirjale New York Times ütles Mamdani Netanyahu kohta teravaid sõnu. Ma usun, et peaminister Netanyahu peaks olema Haagis. Ta on sõjakurjategija, keda on rahvusvaheline kriminaalkohus süüdistanud. Ja te avastate, et see on arvamus, mida jagavad paljud puhtalt selle tõttu, mida tema teod on viimastel aastatel kaasa toonud. Ta ütles ka, et tema administratsioon peab aktiivseid läbirääkimisi New Yorgi linna õigusteenistusega selle üle, millised juriidilised volitused linnal oleksid, kui peaminister peaks sinna reisima. Rahvusvaheline kriminaalkohus andis 2024 aasta novembris välja vahistamismääruse Netanyahu suhtes, süüdistades teda sõjakuritegudes ja inimsusvastastes kuritegudes Gaza sõja ajal, mille vallandas Hamasi juhitud 7. oktoobri veresaun. Iisrael on mõlemad süüdistused tagasi lükanud. Igasugune katse New Yorgi võimude poolt seda vahistamismäärust täita seisaks silmitsi tõsiste juriidiliste takistustega. Ameerika Ühendriigid ei ole Rooma statuudi, mis lõi rahvusvahelise kriminaalkohtu osaline. Kuigi New Yorgi kuberner Kathy Hochul on varem öelnud, et linnapeal puudub volitus Netanyahu vahistamiseks, ütles Iisraeli suursaadik ÜRO juures Danny Danon vastuseks X-is, et Mamdani ei suuda New Yorki juhtida. Selle asemel, et keskenduda oma kohustustele linnapeana ja tegeleda linnas kasvava antisemitismi lainega, on ta otsustanud õhutada vaenulikkust ja püüda tähelepanu rünnates Iisraeli riiki. See ei muuda midagi. Iisraeli peaminister Netanyahu tuleb New Yorki, esineb uhkusega ÜRO peaassambleel ja seisab maailma ees, et rääkida Iisraeli tõest ning tema vankumatust õigusest kaitsta oma kodanikke. Ja kui keegi peaks arreteeritama, siis see peaks olema Zoran Mamdani. USA suursaadik ÜRO juures Mike Waltz vastas samuti X-is, öeldes, et Netanyahu arreteerimise ähvardus tema visiidi ajal ei lähe täide, nimetades seda puhtaks poliitiliseks teatriks. Intervjuu teises osas süüdistas Mamdani taas Iisraeli genotsiidi toimepanemises Gazas ning ütles, et poliitikute seisukohad Iisraeli suhtes on tema jaoks oluline tegur, kui ta otsustab, keda toetada. Ta ütles ka, et demokraatlikud kandidaadid, kes soovivad taastada pro-Palestiina valijate usaldust, peaksid tunnistama USA poliitika tagajärgi ja toetama seadusandlust, mis piirab teatud Ameerika relvade üleandmist Iisraelile. Rohkemate reaktsioonide ja arusaamade saamiseks on mul hea meel tervitada stuudios õigusasjatundjat ja poliitikaanalüütikut Daniel Pomerantsit, Reality Checki tegevjuhti.
Daniel, suur tänu. Niisiis uurib New Yorgi linnapea võimalusi, et ta saaks potentsiaalselt Iisraeli peaministri New Yorki saabudes arreteerida. Kas see on äärmuslik poliitiline teater? Noh, mul on raske teada, mis tal mõttes on või mida ta plaanib teha, aga ma tean, et see rikub USA föderaalseadust. Aastal 2002 võttis kongress vastu kaheparteilise seaduse nimega Ameerika sõjaväelaste kaitseseadus, mis ütleb, et igaüks, kes teeb koostööd rahvusvahelise kriminaalkohtuga, rikub USA föderaalseadust. Nii et kui Mamdani seda teeb, rikub ta föderaalseadust. Ja kui ta annab New Yorgi politseile käsu proovida Netanyahut arreteerida, mida ta teoreetiliselt võiks teha, võib politsei sattuda relvastatud vastasseisu Ameerika Ühendriikide sõjaväega. Ma ei usu, et see tegelikult juhtuks, aga seadus viiks meid selleni, kui ta selle sammuga edasi läheks. Benjamin Netanyahu büroo ütleb, et Mamdani püüab tähelepanu kõrvale juhtida ebaõnnestunud poliitikalt, uurides seda võimalikku arreteerimist. Aga kui tõesti peaks juhtuma, et keegi, olgu see politsei või keegi teine, püüab peaministrit New Yorki jõudes mingil naeruväärsel moel piinlikkusse seada, siis oleks see tõeliselt piinlik olukord. Ma kujutan ette, et see oleks eriti piinlik Mamdanile, sest see oleks jõuetu žest. See lihtsalt ei töötaks. Kas New Yorgi politsei ei teeks seda, sest föderaalvalitsus räägiks nendega? Või nad üritaksid seda teha ja satuksid silmitsi Ameerika Ühendriikide sõjaväega? Ja see ei riku mitte ainult Ameerika seadusi, vaid see, mida Mamdani üritab teha, rikub ka neid rahvusvahelisi seadusi, mida ta väidab end järgivat. Ameerika Ühendriigid ei ole Rooma statuudi allkirjastaja. Ja mitte ainult see, Rooma statuut ise ütleb, et kui keegi on visiidil viibiv riigipea, siis see on Rooma konventsiooni artikkel 98. Kui oled riigipea, siis Viini kokkulepped ja teised seotud konventsioonid ütlevad, et sa ei tohi seda isikut arreteerida, sest riigipead peavad saama reisida ja rääkida selliste organisatsioonidega nagu ÜRO. Aga Daniel, siin on mängus sügavam probleem.